Head saadikud, mul on tõesti hea meel, et siin on diskussiooni kirge tekkinud, et tullakse oma tubade peidupaikadest välja ja peetakse kirglikke kõnesid juhuelektri kaitseks. Ja ma nägin, et eelkõnelejat häiris just ka see termin juhuelekter. Võtsin lahti eelnõu ja vaatasin, mida siin siis selgituses kasutatakse, millist terminoloogiat. Nii punkt 13 all on siin väga pikk selgitus, aga siin on huvitav, et muu hulgas viidatakse siis sellele, et muudatuse eesmärk võimaldab olemasoleva võrguressursi efektiivset kasutust. Tehnoloogia muutmise piirangu algne eesmärk oli võimaldada turuosalistele ammenduva ressursi kasutusele võtus võrdseid võimalusi, eelkõige taastuvenergial põhinevate, sulgudes see on ilmastikust sõltuvate tootmisvõimsuste kasutusele võtus. Ilmastikust sõltuv ehk juhuslik. Pilved tulevad, pilved lähevad, päike paistab, päike ei paista. Et olgu jääb meile päike, tõepoolest see lastelaul võiks Hispaanias väga populaarne praegu olla. Aga siiski ärme unusta, et maakera siiski pöörleb ja vahel päikest ei paista. Nimelt kõigile koolifüüsika tundjatele või kogemuspõhistele inimestele ma kinnitan, et nii või naa öö tuleb. Lapimaal on see suvel üsna harva näha, et öö tuleb, aga siiski ta tuleb enamikus kohtades, nii et juhuslikkuse moment on päikeseenergiasse, nii kurb kui see on, siis see programmeeritud, samamoodi tuule puhul. Ja nii nagu me näeme oma kandis seal Väike-Maarja tuulikute juures, suure osa ajast nad lihtsalt seisavad, täpselt ei tea, kas nad lihtsalt ei viitsi võrku minna või ei ole hind õige või ei ole tuult, aga reeglina ei ole tuult. Sellepärast te ju neid monstrumeid ehitate, et püüda ikkagi 300 meetri kõrguselt neid tuuleiile ja kahjuks hävitab see meie maastikut halastamatult. Et meil ei ole mõtet rääkida pärast seda pärandmaastikest ja äkki lõpetate siis selle soode üleujutamisega ära, sest sellel kõigel ei ole mõtet, et ühte sood läheme päästma ja siis teeme 600 tuugenit, mis on lihtsalt absurdne. Ma toon oma näite. Minu maja taha tuleb ka 2,5 kilomeetri kaugusele 30 monstrumit. See on looduskaitsealade lähedal, lõhub ära kõik rohekoridorid, ühesõnaga pärandmaastikust. Ei jää mitte midagi järele. Ja kui see projekt lõpeb, siis jäävad sinna betoonist tahukad 15-20 meetri sügavused ja tuugenid, jäänused võtavad maha omavalitsused, nii et Vinni vald võib isegi pankrotti endale sisse kirjutada, sest 30 tuugeni maha võtmine on 30 miljonit kuskil. Aga ja siis sellest samast seletusest veel terminoloogiast, ehk siis siin samas räägitakse tehnoloogiatest, mille osas piirangu leevendamine põhjendatud, on juhitavad tootmisvõimsused. Juhitava tehnoloogiana, mida on võimalik Eestisse rajada, on võimalik käsitleda fossiilkütustel, vesinikul, biogaasil või biomassil opereerivaid elektrijaamu ning erinevaid elektrienergia salvestuse tehnoloogiaid. Siin on väga selgelt kasutatud seda juhitavat mõistet ja siis ilmastikust sõltuvat. Paremad terminid kui juhuelekter on raske välja mõelda. Nii et ma kutsuks ikkagi proua Akkermanni korra veel arutama seda asja. Võib-olla kaasame ka Riigikogu terminoloogid, nad vahel aitavad meid keeleliselt, et kas see juhuelekter mitte ei ole üks viimaste aastate kõige tabavam keeleline väljend. Ja Hispaania, Portugali juhtum tõestas ju, et juhuelekter teeb seda, mida ta teeb, et kontroll kadus käest ära. Võiks öelda, et kontrollpult lülitus välja. Palun veel lisaaega. Ja 3 minutit lisaaega. Kui see pult just välja ei lülitu. Ja isegi praegune saartalitlus meil siin ei lähe ju kergelt. Me ei tea, mis meid täpselt ootab, millised kulud saavad olema, me peame seda tagama. Ja kui me võtame nüüd riske oma saarel olemist,
siis me ei tea, mis juhtub. Ja ainuüksi hinda ei osanud ju keegi prognoosida, et kui palju läheb maksma. Me räägime nüüd juba sadadest miljonitest. Palju selle tagamine siis maksab. Ja vaatame nüüd tuuleparkide olukorda veel. Rootsis on tehtud uuring, kus enamus tuuleparki ilmutavad pankroti tunnuseid. Rootsi tippmajandusteadlased analüüsisid nende tegevust ja leidsid, et see on üks haruldaselt ebaefektiivne valdkond. Samamoodi Suurbritannias äsja üks pankrot terendab meretuulepargi puhul. Ma ei tea, kas see mõju võib olla selles, et USA tõmbas kriipsu peale juhuelektrile merel. Võib-olla mõni suur firma otsustas selle tõttu Briti suure tuuleparkidest välja manööverdada. Aga ikkagi ma pöördun eelmise ettekandja poole, kes ka mind sundis püsti tõusma ja teemat kommenteerima, et see oli kirglik, see oli oma nägemuse jäädvustus, et põlevkivi on üks hirmus paha asi ja juhuelekter säragu meie taevas. Et sellest kõigest saab ühe päris vajaliku trükise, et mina paneks nii poolt kui vastu argumendid kokku ja siis me 3-4 aasta pärast kontrollime, kelle jutt läks rappa ja kelle oma mitte. Aga ma ütlen, et loodusseadused, head inimesed, on meist kõrgemal. Tõsiselt. Nad on meist kõrgemal. Ja paraku juhuelekter läheb sinna, kuhu läks seltsimees Lõssenko kõigi oma leiutistega. Nii et senikaua peame vastu. Te võite alati meie ridadest tulla nõu küsima. Me ei ole sellised riiakad, tõrksad, kui on vaja koolifüüsika üle arutada. Ja võiksime isegi mingisuguseid lugemisõhtuid teha, kus me loeme füüsikaõpikut ette ja teeme omad järeldused. Aitäh! Aitäh!